laulame koos. Su tarkust imetlen.
armu mõõtmatu suurus hoiab pöördumast teed ja jälle su hääl leiab tee mu väsinu tundeni. Taeva vabadus voolab kui värskendav tuul ja mured ei jää sulama linka vees, millest ma võtsin mu issand sa, mu issand sa, mu arm. Tere, armas kogudus! Meie eludes on aeg-ajalt sellised emotsionaalsed hetki. Mõned on lihtsalt sellised ilusad, armsad hetked. Need puudutavad kuidagi meie hingekeeli ja need tuletavad meile meelde, et me oleme inimesed. Lisaks kaunile muusikale ja ilusale esitlusele me tajume seal taga kusagil seda püha vaimu allhoovust. Ja mingil hetkel me saame eksimatult öelda, Jumal on meid puudutanud. Mõnikord need asjad segunevad niimoodi ära ja me ei saa aru. Me ei oska panna seda sõrme selle koha peale ja öelda, et siin oli nüüd see hingeline, emotsionaalne liigutus ja siin on see Jumala vaimu sekkumine. Tihti need käivad kuidagi käsi käes ja meie inimestena me reageerime, me anname meie keha annab sellele vastuse ja me vajame neid hetki oma elus, neid kogemusi, neid meeldetuletusi, et me oleme inimesed. Eile oli ka üks väga emotsionaalne päev. Ma vist ei ole, naised teevad niimoodi, ma vist ei ole nutnud või pisaraid poetanud palju, ma tänan, laulatustel, aga eile ma poetasin pisaraid päris palju. Mis siis, et ei olnud oma tütar, eks ole, keda paari pand, eks ole. Ma kujutan ette, et siis ma olen nagu mahlakask. Ma juba kujutan ette, vabandust. Aga kui Jumal puudutab, siis sa saad aru. Ükskõik, kus kohas sa oled, sa koged seda pühaduse ligiolu. Ma tahan sind julgustada. Ükskõik, mis vanuses sa oled, ei ole mitte kunagi hilja tunnistada endale, et see elu, mida sa elad, see on imeline. See on nii tohutu Jumala arm. Sa ei pea olema Mary Poppins, kes laulab, eks ole, et igas töös leidub alati üks suhkrutükk, mis teeb pipratera magusaks. Ei aita. Sellest ei ole kasu.
Küll aga lubab Jumal sul rõõmu tunda ka kõige keerulisematel eluhetkedel ja momentidel. Ja sa leiad, et see elu, mis sulle on antud, on elamist väärt, see on nauditav. Isegi raskustes. Koit rääkis eelmisel pühapäeval nendest raskustest, millest tema läbi läks. Mõtled, nii noor inimene, eks ole, armas aeg, mida ta ka näinud on. Aga kui me oleme oma raskustes, siis need on meie jaoks kolossaalsed. Ja me mõtleme, et taevas kukub meile kaela ja me ei jaksa enam. Aga koos Jumalaga me leiame selle valguse nendes pimedates hetkedes. Tahan sinuga jagada ja sind julgustada psalmiga 92. Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Kes issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad, kuulutama, et issand on siiras, et minu kaljus ei ole ülekohut. Vapustav kirjakoht. Vapustav kirjakoht. See ei anna meile kellegile võimalust öelda, et minu töö on tehtud. See ei anna meile võimalust otsida vabandust, vaid ta ütleb, kes on istutatud issanda kotta, need lokkavad meie Jumala õuedes. Veel vanas eas nad kannavad vilja. Milline võimas vaatepilt. Kujutage ette, ta ei räägi siin ju, et ilus on vaadata ühte palmipuud. Ta ütleb, kui ilus on vaadata ühte eakat inimest, kes vilja kannab. Milline vapustav vaatepilt see võiks olla. Mõtle enda peale ja kujuta ette, et sa oled tüse ja haljas ja kõrge nagu Liibanoni seeder, 70 meetrit, 80 meetrit, kujuta ette. Me tuleme selle juurde tagasi. Nagu sa näed, seal on kirjas, on selline pealkiri nagu poolaeg. Praegult kuum teema, jalgpalli Euroopa meistrivõistlused. Kuidas on spordivõistluste vaatamistega? Tribüünid on inimesi täis, enamus on need, kes ei viitsi ennast üldse liigutada, tugitoolisport on järjest enam populaarsust kogumas ja jalgpallimäng käib. Kas te teate, et tugitoolisport on ka ohtlik? Sinu pulss võib kiireneda, vererõhk tõusta ja vigastused näiteks ka pealtvaatajate hulgas on palju tõsisemad kui nendel, kellel seal mänguplatsil on. Neid nägusid, kui sinu lemmikmeeskond kaotab. Milline draama. Kas te teate, et 1950. aastal Uruguay ja Brasiilia matšil Brasiilia läks võtma oma kulda ja ta kaotas üllatuslikult. See pilt ei ole nüüd sellest, see on hilisemast kaotusest. Aga sellele järgnes Brasiilia fännide hulgas massilised enesetapud.
kui sa vaatad, mis on toimunud suurvõistluste tagajärjel ja nendes riikides, kus jalgpall on nagu selline ebajumal, jah, aitäh, siis sa näed, millised tagajärjed sellega kaasnevad. Ilmselt sa oled kuulnud mingisugustest rahutustest, mis toimuvad pärast mängu erinevate nende fänniklubide vahel, seal kätsid ja sahmimised ja tallatakse inimesi ära ja surnuks tallatakse ja vigaseks pekstakse ja nii et see on väga ohtlik mäng. Ma eriti täna siis räägin seda, mõeldes meie armsate Eloisi ja Simoni pere peale. Jah, Inglismaa võitis eile. Nii et lootust on. Ma tahaks muidugi teie käest küsida, et kuigi te elate Viljandis, et ma ei saa aru, kui palju te toetate üldse Viljandi jalgpalliklubi, Viljandi tulevikku? Omajagu, see on väga morbiidne värk, sellepärast ma ei tea, et nad oleks ühtegi mängu võitnud. Ja kui seda tulevikku vaadata, siis Viljandi tulevik eriti helge ei ole. Ei ole, muidugi jah. Sellepärast tasuks võib-olla alati siis valida selline meeskond, keda toetada, kes võidab, siis ei teki pärast probleeme nagu hingehaavade ravimisega ja ei teki terviseprobleeme ja sõltumatud eksperdid hoiatavad, jalgpall on tervist kahjustav nii mängides kui vaadates. Jalgpalli normaalaeg on 2 × 45 minutit, ehk siis 90 minutit palli tagaajamist, millesse erinevad inimesed suhtuvad erinevalt. Mõne jaoks on tüütus, mõne jaoks sõltuvus, mõne jaoks fanatism, mõne jaoks mõttetus, mõne jaoks sport, mõne jaoks hobi, mõne jaoks poliitika. Ma olen ka vaadanud ja ma ei ole fanaatiline jalgpallihuviline, aga ma olen kujutanud ette, et need, kes palli mängivad, ma olen pannud omavahel mängima näiteks Angela Merkeli ja Boris Johnsoni näiteks. Kujutanud ette, kuidas nad mängivad. Ja millised nende reaktsioonid on pärast mängu. Kes võidab, kes kaotab. Teine variant on, sa võid ette kujutada, et võitlevad nii-öelda kirikud omavahel. Näiteks Luteri kirik ja Anglikani kirik. Kumb siis võidab? Või õigeusu kirik ja Anglikani kirik. Kuidas need jõujooned siis nagu jooksevad? Nii et siis normaalaeg. Ja seal on kusagil poolaeg. Kui meie vaatame oma elukaart, siis ühel hetkel me avastame, et meil on ka poolaeg. Just kui esimene pool on mängitud. Mõnikord on see poolaeg lühem ja meil on vaja võtta aeg maha ja teha paus. Ja vaadata, et kuidas siis on läinud. Anda hinnang. Mida oleks vaja selles mängupildis muuta? Mis on põhjused, et on palju kaotusi või on hoopis võite? Kas saaks midagi paremini teha? Ja kui me vaatame elukaart, siis me leiame selle poolaja oma elus ülesse. Statistikaameti andmetel meeste oodatav eluiga oli aastal 2001 65,3 eluaastat. See on statistiline keskmine, eks ole. Et kui sa vaatad, arvutad poolaja, mis ta on siis 32,75, eks ole, on poolaeg. Ehk siis oleks nagu pool elu elatud statistilise numbri järgi. 2019 on see number juba tõusnud. Ehk seega siis 74,4 aastat, et mehed on võitnud sisuliselt siis 18 aastaga endale 8 aastat juurde, 9 aastat juurde
keskmine eluea pikkus, eks ole, naistel on sisuliselt sama lugu, eks ole. No üldiselt naised elavad kauem, sellepärast et meestel on rohkem riskikäitumist ja sõltuvusprobleeme võib-olla rohkem ja eks see tuleb sealt, see on selline keskmine number. Aga kui sa vaatad neid numbreid, siis sa võiksid mõelda, et sinu poolaeg oli kusagil või on kusagil või tuleb ühel hetkel poolaeg. Või sa oled jõudnud, oled ennast tühjaks jooksnud ja sa tunned, et peab võtma aja maha, et nüüd peab tegema selle poolaja, tõsiselt järgi mõtlema. Midagi on võib-olla väga valesti läinud. Muidugi me võiksime selle järgi kalkuleerida välja, eks ole, et palju meil kellelgi elada on jäänud. Jumala sõna ütleb, eks ole, et inimese elupäev on 70 aastat, kes tugev, sellel 80 ja ometi need on häda ja viletsus. Haigused tulevad kimbutama ja seal Statistikaameti kodulehel on veel üks huvitav asi, on tervena elatud aastad, selline näitaja, eks ole, millal suure tõenäosusega võivad tulla nagu tõsisemad haigused. Kui selle järgi siis arvestada, et mina olen 50, siis statistika numbrite järgi mul oleks nagu 24 aastat elada ainult. Eks ole, statistika. Kui ma liidan siia juurde nüüd siis eluviisid, kui ma liidan siia juurde geneetika, ehk kui vaatan, eks ole, oma perekonna sellist ajalugu, et kuidas meil perekonnas on olnud, et kui vanaks me oleme elanud, siis ma julgen öelda, et jah, et ma olen üle poolaja, aga mitte väga palju. Et ma võiks vedada julgelt sinna 90 lähedale välja. Jumala abiga. See oli Jumala abiga. Mida me teeme selle ajaga, mis meil järgi on? Kas me oleme tribüünidel, tugitoolis või me oleme kusagil mänguplatsil? Ma ei räägi sellest, et sa peaksid jalgpalli vaatama või jalgpalli mängima hakkama. Ei. Tuleme selle kirjakoha juurde tagasi. Millest siin räägitakse? Õige lokkab nagu palmipuu. Ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Täpsemalt on siin juttu tatlipalmist. Tatlipalm. Mõned on võib-olla näinud, käinud soojal maal, saanud ise katsuda. Huvitav on selle puu juures see, et kui ta saab vanemaks, muutub ta viljakamaks. Täiskasvanud tatlipalm kannab 136 kilogrammi tatleid aastas. Vana puu kannab aga üle 270 kilogrammi tatleid aastas. Ehk mida vanemaks, seda viljakamaks. See salm ütleb siin, et jumalakartlikud inimesed on sellised. Mida vanemaks nad saavad, seda viljakamaks muutuvad. See on Jumala sõna. Sa võid igal hetkel öelda, minu paremad aastad on ees. Ükskõik, mida see number sul näitab seal, sinu paremad aastad on ees. Loomulikult ühel hetkel me kohtume issandaga silmast silma. Aga kui sa mõtled, mida Jumala sõna ütleb sinu kohta, siis sinu parimad aastad on alles ees. Kes issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes, ehk nad kasvavad kiiresti. Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad. Mitte lihtsalt, et nad löövad ennast lille ja on lihtsalt ilusad,
vaid eesmärgiga. Nad on tüsedad ja haljad kuulutama. Nad on tüsedad ja haljad kuulutama ja siin tuleb alles koma. Veel vanas eas kannavad nad vilja, on tüsedad ja haljad kuulutama, et issand on siiras. Mida aeg edasi, seda rohkem me näeme, me kogeme, me tajume seda Jumala soosingut oma elude üle. Jumala sõna, kui sa loed tihti, siis sa leiad, et seal on mingid asjad on tingimuslikud. Ja mis need tingimused olid? Õige lokkab nagu palmipuu, kes issanda kotta on istutatud. Need olid need tingimused. Õige ja see, kes on istutatud issanda kotta. Nii et Jumal hoolitseb selle eest, et sa kannaksid vilja. Et sa saaksid teistele inimestele rääkida, kui imeline on Jumal. Nad näevad seda sinu elus. Nad näevad sinu lokkamist. Mida me teeme aastatega, mis on meil järgi siis? Teenime elatist, kasvatame lapsi, pingutame abielu nimel. Kui juba lapsed on suured, juurdleme selle üle, mis on elus oluline. Ühel hetkel leiame, et me ei ela ainult üksinda siin maailmas ja jagame oma elu ka teistega. Meid ei ole ju kutsutud tugitooli kristlasteks. Ehk me ei ole kristlased mitte sellepärast, et käime kirikus või käia kirikus. Vaid me oleme kristlased siis, kui siit tugitoolist tõuseme. Aastatega on läinud kirikupingid väga pehmeks. Ja te teate, kui mugav on istuda. Ja laulda, et issand, harjunud kohta meie tuleme. See on nii armas. Aga sellest veel olulisem, et me tõuseme tugitoolist ja nagu Paulus ütleb, käime armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks ja magusaks lõhnaks Jumalale. Kuidas me saame muuta maailma? Kuidas me saame olla osalised selles mängus? Tõuseme toolidelt ja käime armastuses, nagu Kristus meid on armastanud ja on loovutanud iseennast meie eest. Sest me oleme tema teos Kristuses Jeesuses, me oleme loodud heade tegude tegemiseks. Me oleme loodud, et teha häid tegusid. Jumal ei ole loonud sind tarbijaks, vaid ta on loonud sind tegema midagi, mida ta on juba mõelnud ammu enne. Ja sa käid nende igatsuste järgi, mida Jumal on sinu südamesse pannud. Sa oled istutatud Jumala kotta. Sa oled imenud seda mahla, mida Jumal on andnud sulle. Sa oled kogenud seda Jumala headust. Sa oled saanud tunda seda Jumala pühadust. Püha vaimu tuul on puhunud sinu lehtede peale. On kõigutanud sinu latva. Mõnikord sul on tunne, et see on nii hea. Ma ei tahaks, et kuskile minna. Aga see vili, mida sa kannad, ei ole sinu enda jaoks. Mõtle korra sellele. Vili, mida sina kannad, ei ole sinu jaoks. See ei ole sinu tarbeks. Sa kannad seda teiste jaoks. Teised tarbivad sinu vilja.
Sa tahad ju pakkuda parimat. Sa tahad, et see vili oleks nauditav, et see oleks hea, see oleks maitsev. Sa tead, kui hea on võtta õunapuu pealt üks magus õun. Minu lemmik on kuldrenett. Amen. See on nii hea. Ja see õunapuu kannab seda vilja sinu jaoks. Sa tead, kui hea on minna ja noppida ühte vilja, mida teine kristlane kannab. Ta teeb seda sinu jaoks. Ta kannab vilja sinu jaoks, sellepärast on koguduses käimine ka nii oluline. Sa ei saa kunagi tarbida enda vilja, sa saad tarbida teiste vilja. Aga Jumal on loonud selle nii, et me peame kandma kõik vilja. Ta ei ole kutsunud meid sinna ohakate hulka. Et me lihtsalt vegeteerime, elame oma elu kuidagi ära, et Jumal, kes mind päästaks sellest patuihust. Et nüüd on kõik korras, ma olen päästetud, ma olen ristitud, ma olen koguduse liige. Nüüd on asi jokk, nüüd on tehtud. Aga Jumal ütleb, et see ei ole eesmärk. Sind on istutatud siia, et sa kannaksid vilja. Maailm igatseb seda vilja näha. Ta igatseb seda vilja näha sinus. Kui sul on poolaeg, siis sa juba tead võib-olla, mis on sinu kutsumus ka Jumala riigis või mis on sinu elu eesmärk. Sul on oma igapäevaelus võib-olla kõik asjad juba teada. Sa teed oma tööd, ametit, mis sa oled õppinud. Poolmängu on selja taga, poolmängu ees ja sul on aeg teha võib-olla korrektuure. Võib-olla sa alles otsid, mis on sinu koht koguduses, mis on sinu koht elus. Siis, kui sa mängid alles esimest poolaega, siis sa pead järgima džungliseadust. Kuskilt midagi mul ei ole. Kus on see slaid? Jah, näed. Siis sa pead järgima džungliseadust. Tarzani esimene seadus ütleb, ära lase ühest liaanist lahti enne, kui sul on teine liaan peos. Teate, olete näinud, eks ole? Teate, kes Tarzan oli? Kes ei tea? Tõstke käsi püsti. Kõik teavad, väga tore. Ühesõnaga, tema kiikus nende liaanidega ühelt puult nagu teisele ja sa ei saa ju lasta lahti enne, kui sul teist pole peos. Alla kukud. Kui sa alles otsid oma kohta Jumala riigis ja sa teed midagi ja sa kogu aeg nagu sul käib nagu peas, see vist ei ole ikka õige asi, see ei ole vist ikka õige asi, ma vist ei peaks seda tegema. Ära lase sellest liaanist enne lahti, kui sul teist peos ei ole. Kui sa lased sellest lahti, siis sa lihtsalt kukud. Sul ei jää mitte midagi. Ja sa vaevled selles identiteedikriisis, kes ma nüüd olen? Kes ma olen? Ma ei tea, kes ma olen. Jumalal pole mind vaja, mitte kellelgi pole mind vaja. Ära lase liaanist enne lahti. Tee seda, mida sa teed, kuni Jumal näitab sulle, et näe, võta sellest nüüd kinni. Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad. Meie võrdlus tatlipalmiga on väga tähendusrikas, sest tatlilehtedest punutakse kübaraid, onnide katuseid, korve, jalamatte, palmipuidust valmistatakse mööblit, lauanõusid.
tatlimahlast tehakse karastusjooke, viljad on kõrbeelaniku põhitoidus. Allegooriliselt võrdlust tuues, nõnda ootab Jumal, et me osaleksime mängus. Et me pakuksime varju ja kaitset, aitaksime kanda teiste koormaid. Mõnikord oleme ka jalamatiks, mõnikord oleme nõud, milles on elu leib ja elav vesi. Mõnikord me oleme kellegi jaoks nagu katus. Et see tänane jutlus nüüd teile meelde jääks, siis ma räägin teile ühe loo. Me kokkuvõttes võime öelda, et meie elus on ka poolaeg mingil hetkel. Kas me oleme esimesel poolajal või teisel poolajal, Jumal on armuline, ta mõnikord annab meile ka lisaaja. Kui ta leiab, et töö ei ole veel tehtud, ta annab lisaaja. Jalgpalli finaalmängudes on ka, antakse lisaaeg, kui seisev viiki, aga võitja peab selguma, siis antakse lisaaeg. Lisaajal on ka veel 2 poolaega. Ja kui sellel ajal ei selgitata nagu välja, siis tulevad penaltid, karistuslöögid. Ma nüüd seda ei oska kuidagi sobitada nüüd nagu meie elukaare sisse. Aga me loeme Jumala sõnast, et Jumal on andnud, pikendanud elupäevi. Näiteks kuningas Hiskija elupäevi ta pikendas 15 aastat. See mees läks lisaajale. Ja kui Jumal on armuline, ta pakub sulle ka lisaaega. Statistika on statistika, aga see ei ole Jumala statistika. See on statistika, ametistatistika. Nemad elagu nii vanaks, kui tahavad. Nüüd see lugu. Ma võib-olla olen seda rääkinud, aga ma ei leidnud oma jutluste märkmetest vähemalt, et ma oleks seda rääkinud. Mõned nädalad tagasi ma saatsin ühele oma naabrile ühe loo. Ma läksin koeraga jalutama ja siis ta kõõlus seal oma aia peal. Ja niimoodi vaatas, kes mööda lähevad ja siis mööda minejatele siis niimoodi kommenteeris niimoodi. Ja noh, me tunneme muidugi hästi, eks ole. Ja siis ma ütlesin talle, kuule tead, ma saadan sulle ühe loo, ühe kirikunalja. Kui Jumal hakkas looma loomi, valmistas ta kõigepealt lehma. Ja Jumal ütles talle, sina lehm hakkad teisi olendeid orjama. Hakkad valmistama neile piima ja 2 korda päevas nad tulevad seda sult ära võtma. Seetõttu pead sa mäluma rohtu isegi magades. Ning isegi siis, kui sulle sünnib vasikas, pead piima tootma piisavalt ka teistele. Annan sulle 50 aastat elada. Lehm vastab, oi Jumal, ma ei jaksa teisi 50 aastat järjest orjata. Võta mult 40 ja jäta 10. Kokku lepitud. Siis Jumal valmistab eesli ja ütleb talle, sina eesel hakkad oma seljas vedama raskeid koormaid ja sageli teed tõelise eeslitempe. Annan sulle 30 aastat elada. Eesel vastab, oi kallis Jumal, ma ei jaksa 30 aastat eeslitempe teha. Võta mult 20 ära ja jäta 10. Ja nõnda sündiski. Siis Jumal loob koera ja ütleb, sina koer, hakkad istuma maja ees, haukuma möödujate peale ja valvama teiste vara. Annan sulle 20 aastat. Koer vastab, oi Jumal, ma ei jaksa 20 aastat haukuda. Võta 10 ära ja jäta 10 alles. Kaup on koos.
Ja siis Jumal loob inimese ja ütleb, sina, inimene, sinul ei saa olema muid kohustusi, kui süüa, magada ja lõbutseda. Annan sulle 20 aastat. Ja inimene vastab, oi Jumal, 20 aastaga ma ei jõua alustadagi. Anna mulle ka lehma ülejäänud 40, eesli 20 ja koera 10. Ja nii saigi. Ja seetõttu esimesed 20 aastat me ainult sööme, magame, lõbutseme. Järgmised 40 aastat orjame tööd teha, et oma peret ära toita. Järgmised 20 aastat teeme eeslitükke, et lõbustada lapselapsi. Ja viimased 10 aastat istume maja ees ja haugume möödaminejate peale. Nüüd ma olen kindel, et teil jäi meelde, et me igaühe elus on kusagil poolaeg, mil me teeme tagasivaatet ja edasivaadet ja korrigeerime. Aga me teame seda, mida Jumala sõna ütleb. Et õige lokkab nagu palmipuu. Ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Kes issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. Veel vanas eas nad kannavad vilja, eks ole, mitte ei haugu möödaminejate peale. Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad, ehk nad on elujõudu täis. Neis on see elusäde. Tüsedad ja haljad kuulutama. Kusagil ei ole kadunud see innukus kuulutada, et issand on siiras. Et minu kaljus ei ole ülekohut. Jumal on hea. Jumal on hea. Kui sa täna siit lähed, sa saad võtta kaasa selle vilja, mida sa kannad. See vili ei ole sinu enda jaoks. Paku seda. Lase teised noppivad. Ka sina saad noppida. Lase teised noppivad sinu hoolimist, armastust, häid sõnu. Seda rõõmu, mida sa endaga kaasas kannad. Seda sädet, mis on su silmades. Et nad näevad, mina tahan olla kunagi selline inimene. Kui mina ükskord olen 90, siis ma tahan olla selline inimene. Kui ma olin noor kristlane, siis me käisime Kohila koguduse noortega külastamas vanu inimesi. Kogemusi oli erinevaid, aga ühe koguduse liikme külastus on väga selgelt meeles. Käisime Nõmmel oli vist, jah, tema kodus, kus ta oli voodis. Ja me laulsime tema noorusaja laule vist. Ta oli pimedaks jäänud juba. Ta pere vist ei olnud kristlased või? Ma ei mäleta enam. Aga kui me hakkasime laulma, siis see muidu selline, sa näed, inimene on voodis, ta ei saa endaga enam hakkama, ei tule toime, aga siis sündis midagi. Ta hakkas käsi tõstma, plaksutama, inglid on tulnud külla, inglid on külas. Mõtlesime, vau, ma tahan olla kunagi selline. Rapla koguduses oli üks vana vend, tal ei olnud, ühesõnaga ta elu oli olnud keeruline ja midagi oli juhtunud ja seal ülemisel korrusel ei olnud päris kõik korras. Ta elas, ma ei hakka rääkima seda.
Aga kui ma käisin teda külastamas, ta muidu kokutas, ta ei saanud sõna suust välja, ta pidid ootama nagu, nii, mis ta nüüd tahab öelda? No ei saa aru. Niipea, kui me palvetasime koos, kui ta hakkas palvetama, ta ei kokutanud. See voolas tast välja. Ükskõik, milline see ihu on, see, mida Jumal annab, sa saad aru, et veel vanas eas ta haljendab. Ma mõtlesin, vau, see ei ole inimlik asi siin. Need on nagu sellised viljad, mida sa nopid ja mida sa naudid. Ja sa ütled, et tänu Jumalale. Veel vanas eas ma küll tahaks vilja kanda. Kuidas sinuga on? Tõuseme ja palvetame. Isa taevas, me täname sind, et sa oled andnud meile läbi selle psalmi, läbi selle laulu sõnad oled andnud meile tõotuse, et õige lokkab nagu palmipuu, et me kasvame kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Isa, ma tänan selle tõotuse eest, et kui me oleme sinu kotta istutatud, siis me lokkame Jumala õuedes. Isa, ma tänan, et me võime hoida täna sellest tõotusest kinni. Issand, et siis me veel vanas eas kanname vilja. Veel vanas eas kanname vilja. Isa, ma tänan, et meie igaühe parimad aastad on veel ees. Isa, ma tänan sind, et võib-olla kui elu ongi raisatud, isa, siis ma tänan, et parimad aastad ongi ees. Isa, ja ma tänan, et sa tahad anda meile lootust, kes me mõtleme, et meie noorus on läinud. Isa, ja ma ei saa aru, kuidas need 50 aastat mu elus on läinud. Aga ma tänan sind, et ma näen, et need parimad aastad on ees. Isa, ma tänan, et sa annad meile näha ja kogeda oma headust igas hetkes meie elukaares. Isa, kas meie esimene poolaeg on mängitud või on teine kusagil juba lõpus? Isa, ma tänan sind, et sa annad meile kogeda. Isa, ma tänan, et me oleme istutatud sinu kojas, issand, et sinu pühavaimu tuul puhub meie lehtede peale. Isa, ma tänan, et päike paistab meie peale. Isa, ma tänan, et viljad küpsevad. Isa, see on sinu töö. Issand, see, mida me oleme imenud aastakümnetega sinu kojas olles, kus juured on juba sügaval. Isa, ma tänan sind, et meil on eesõigus kanda head vilja. Ja see vilja on magus. Isa, ma tänan, et me võime usus võtta ja noppida praegult oma kaaskristlase vilja, kes meie kõrval on, ja öelda, et see vili on hea. Isa, ma tänan sind, et me võime üksteist õnnistada ja paluda, issand, saada elu. Saada elu nende puutüvede sisse. Isa, ma palun, issand Jeesus Kristus, et need tüved hakkaksid haljendama. Kes veel ei haljenda, isa, ma palun, et sinu elav vesi tuleks sealt juurtest ja läheks mööda tüve üles sinna latta. Isa, ma palun, et nad kasvaksid kõrgemaks, kui on ohakad. Et see taim, see puu, ta lämmataks selle ohaka. Isa, ma tänan sind. Isa, ma tänan sind sinu tõotuste eest. Me hoiame sellest kinni, kui me läheme täna siit. Isa, ma tänan sind, et sa oled andnud meile erinevaid aastaid ja aegu meie elus, kus me oleme võinud lihtsalt süüa, magada ja rõõmu tunda, lõbutseda. Isa, ma tänan, et meil on olnud töökohad, meil on töökohad, et me võime tööd teha, leiba lauale tuua, oma perest hoolitseda. Isa, ma tänan, et me võime oma lapselapsi lõbustada, rõõmustada. Isa, ma tänan, et me võime tõesti ühel hetkel ka maja ees istuda ja mitte haukuda kibestunult mööda minejate peale, vaid issand rõõmustada ja vilja kanda. Võime liputada oma saba ja rõõmustada. Keegi läheb mööda, öelda midagi head.
isa, tänu sulle. Tänu sulle. Amen.
meie issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis